Tervitused sõbrad, mina olen Taiful. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Täna teeme selle video, mida te ootasite. Ilm on ka väga ilus, tabasime õige hetke, vend nii soe. Mitu päeva järjest vihm ja pori olid meid ära tüüdanud. Vanaisa ka, vaata kui hästi ta mängib, see vanaisa. Ulakas vanaisa poeg, eelmises videos olid kõik sinu peale vihased, noh. Inimesed ütlesid, et lase Hektor vanaisa peale, et ta mõistusele tuleks. Ta ajas meid hulluks. Kas teeme vanaisa ja Hektori jaoks spetsiaalse võrdusvideo, sõbrad? Nüüd, jumal hoidku, ma ei saa Hektorit sellesse riski panna, sest vanaisa peksaks Hektorit. Mine tea, mis juhtub. Täna, vend, mis on meie teema? Ma mõtlesin, et lasen ka Reina lahti, aga võtsin hoopis Carlosi väljaks. Täna on meie teema. Vend, viime Carlosi tööstuspiirkonda. Teate ju, viimati käisin ma tööstuspiirkonnas. Seal olid meie sõbral toredad koerad. Cane Corso, Dogos, Jallor. Tal olid tõesti suurepärased koerad, ütlesin talle. Ma ütlesin, et tulen siia Carlosiga reidile. Küsisin ka teie käest. Kõik ütlesid, et tee seal Carlosiga üks reid. Täna võtame Itaalia täku. Ja ma tutvustan teda esimest korda väljas koertega. Vaatame, kas ta teeb seda, mida ta aias tegi ka väljas. Selle testime la. Täna on siis Carlos Papa enesekindluse test. Köökan, alusta siit ja võta meie lõvid üles. Escobar, maashallah minu lõvidele. Saksamaa, tema oma laps, teise nimega eesli, vaenlane, Escobar. Paremal pool, paremas rajal, Cane Corso, Italiano, Itaalia täkk, Itaalia oma laps. Teine eesli vaenlane, Hektor. Kolmandas rajal, Rottweiler. Saksamaa Kreuzbergi linnast pärit. Saksamaa oma laps. Meie Alex on selline tüdruk, kes poisse hirmutab. Teisel pool Itaalia täkk. Anatoolia lõvi. Mees, kes on kägistatud tiigreid, lõvisid, sigu ja hunte. Ja oma väärikusega põletav Carlos Papa. Tema kõrval on ka asil nagu lõvi. Asil on ka Anatoolia lõvi. Jah, Carlos, kas oled valmis, poiss? Kas ma toon su välja? Tule, las ma kallistan oma poega, tule. Tule siia. See ei tule mul enam eriti meelde, ma ütlesin aitab. Ma pean selle üle veidi mõtlema. Itaalia täkk, tule siia täkk. Tegelikult neil pole enam Itaalia täkud, vend. Kas need on Itaalia pinnal, Kökan? Need on Türgi lõvid, poeg. Need on Tšanakale tõelised pojad. Need on Türgi lõvid, ma ei ütle enam Itaalia täkk. Üks sõduritest, kes võitleb Tšanakale lahingus. Ta läheb ees. Carlos, tule siia, las ma kallistan sind. Tule. Tule siia, poeg, las ma kallistan sind, tule. Poeg, täna näitad mulle oma oskusi. Kui me sinna tööstusesse läheme, paned selle koha kõvasti kõlama. Kas sa saad aru, mu lõvi? Ma usaldan sind, mu paša. Maashallah, mu pojale. See poiss sööb selle mehe ära. Ta keerab inimese vardasse. Usu mind. Ta teeb kebabi, teeb aglia, ausalt. Maashallah, mu pojale. Ta läks hulluks, maashallah, mu pojale. Alex, mu tütar, ma tahan sulle midagi öelda, tule siia. Vaata, mu laps, ära türitse. Kõik on tordunud. Kuule, Hektor, papa, ära pahanda, et ma seda Carlost armastan. Sa tead, et ma armastan sind väga, eks? Mu lõvist poeg, karupurustaja. Karupurustaja Hektor. Maashallah, mu pojale. Nüüd valmistame varsti Carlos papa ette. Kas on korras? Ja tegelikult, kas ma oleks pidanud Aasia ka koos Carlosega kaasa võtma? Või teeme täna nii, Kõlkan? Viime Carlose kaasa. Mõõdame tema reaktsiooni. Seejärel läheme järgmine kord Oodiniga. Tahan isa Oodinit veidi rohkem esile tõsta. Destan! Poeg, kasva suureks, siis me vaatame sind. Kasva, noh, kasva juba. Destan, vend, kas ma ütlen teile juba praegu midagi? Väga kõva vend. Vend, mingi kõhklus pole. Aias läks väikeseks kakluseks. Kutsikas tavaliselt peldab ja kiunub, aga ei. See läheb otse peale, raisk. Maashallah, minu lõvipoiss, tule siia. Vaatame korra. Tütar, oota natuke, ma võtan testani. Tule, poiss, tule siia. Kus see lõvi siis on? Kus mu ilus poiss siis on? Kas viin sind ka sinna? Vennas, erb pole, kõigile sobib. Täpselt selline, nagu mulle meeldib. Läheb oma isa jälgedes. Maashallah, minu lõvipoisile. Täitsa karisma enda laps. Tule! Tule, ma panen su maha, tule sisse. Oled suureks kasvanud, väängas. Teie isa hoolitseb hästi muidugi. Kollegian Taifun.
kui tore, ma tegin Goleeni. Sellest ajast, kui GMK-n tuli, olen Goleenile natuke pausi teinud, sõbrad. Hakkame jälle Goleeniga pihta, eks ole, tütreke? Nüüd tule, lähme vaatame ka nende kitsede juurde. Ja Toni, panin ka nüüd kinni. Poni hakkas väga ära hellituks minema. Vennas. Ta õhutab olukorda ja tekitab tüli. Sellepärast ma ütlesingi, Toni, sina mu tütar, mine nüüd natukeseks puuri. Ma ütlesin, puhka natuke. Pärast seda ma ütlesin, siis lähed välja inimeste sekka. Carlos, palun tõmba see natuke eemale. Carlos! Mašallah mu pojale. Jumal õnnistagu teda. Ma kiidan koerju. Vaata, nad kõik ei saa aru, et ma neid kiidan, eks ole, ja Kaan. Ma kiidan, nad tunnevad seda, nad näevad seda. Meie broilerkanad on ka päris suureks kasvanud, sõbrad. Tule vaatame ka meie kitsi. Te teate, see aia osa siin on minu rahutsoon. Kuule, Ponsuk, mida sa teed? Ilust, poiss. Kas viin sind ka tööstusalale? Anna sealsetele koertele sarvedega üks mats. Mis sa arvad, lõvi? Kas ma võin oma Ponsu ka jalutama viia? Kui suvi tuleb, viin selle Ponsu kindlasti mere äärde. See on lubadus. Las ma ujutaks teda meres, vaatame, kuidas ta ujub. Jökan, kitsed ju ujuvad meres, eks? Kas sa oled kunagi oma elus kitse ujuma merre viinud? Ei ole viinud. Siis teeme midagi esimest korda. Bonju, viin suvel ujuma, poeg. See on lubadus, eks? Tee meist üks pilt koos minu valliga. See mees, tõeline mees. Karismaga sündinud Ponsuk paba. Ma armastan seda Ponsuk koera, sõbrad. Sest ta vaatab tõesti nagu koer. Kus mu poiss on? Kas ta haav pole paranenud? Poiss, miks su haav pole paranenud? Küll te oma elu ikka kalliks peate. Ulakas Ponsuk, miks te 11 sarvedega togite, poeg? Miks te 11 sarvedega togite? Kas meil ei tulegi vend talle? Ka tuvid tõusid ka, mašallah, hästi lendu. Johan, vilista nüüd korra. Sina vilista neile korra. Mašallah, mašallah, mašallah. Anatoolia lõvid, vau. Teie eest annaks ma kõik. Mašallah, filmi, et kodumaadalin nädeks. Need on Anatoolia lõvid. Hiljuti tuli siia jälle keegi. Sõbrad, me lasime linnud lendu, eks? Ma jälgisin ühte lindu. Meil on üks saltot tegev tuvi. Mees tuli hiljuti siia. Ühele linnule luges ta 120 000 liiri raha. Võitis sularaha välja ja pani lauale. Ma ütlesin, pane see taskusse, ma ei anna seda lindu. Kökhan, sina oled tunnistaja. Kas see on õige vend? Ma pole sellistele valedele tunnistajaks olnud. Mis siis edasi? Mis valed? Näed nüüd, eks? Näed, kas sa näed? Näed? Sest miks ta valetab? Ta luges 150 miljardit, eks? See summa on väike. Ma ütlesin väiksema summa. Sellepärast, sõbrad. Pulge, nüüd, Kökan, sina mine ette. Mine ette. Kas me oleme valmis, noored? Nüüd toome Carlosi välja. Vanaisa läheb hulluks ja ründab. Aias tuleb täielik kaos, kaklus ja kisa. Loodetavasti pääseme tervelt minema. Ilma assinit maha jätmata. Täna, Carlos, viin sind ringi sõitma. Anatoolia lõvi Tarossega. Kas ole valmis, poiss? Hei, minu kena poeg. Mun on tahtmine viia Carlos ka turule. Täna läheme tööstusalale. Pärast seda käime ka turule, eks? Lähme pojaga turule. Carlos, kas oled valmis, poeg? Vanaisa ei ole siin, eks? Kurat, vaata vanaisa, näed sa? Väga salakaval tüüp. Hiilib vaikselt ligi. Vanaisa kõrvad on nagu nõial. Nõid, vanaisa. Carlos, isa, ütleme bismillah. Ei, Asir, ei, ei. Oi, 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 oota, tütar, oota. Üks hetk, tütar. Üks hetk, tütar. Ei, vanaisa. Ei. Vanaisa, davai nüüd. Oda, poeg. Mašallah, vaata seda väärikust. Jumala eest, mašallah mu pojale. Kas sa oled valmis, mu lõvi? Oota nüüd rahulikult, Hades, sa ajasid mu pea valutama, oota. Vennas, selle jalutamiseks on minu kõrval veel 2 meest vaja. Jõust jääb puudu, ausalt, jõust jääb puudu. Loodetavasti. See oleks siis üks video ilma kakluse ja kärata. Sest kohas, kuhu me läheme, on ka koerad ohtlikud, vennas. Ärge vaadake, et te neid eelmine kord rahulikele nägite. Nüüd viime selle võõrale territooriumile. Loodetavasti täna kaklust ei tule, aga ma annan sellele võimalusele 50%. Loodetavasti nad ei kakle. Sest Carlos Pava pole oma elus kunagi kakelnud. Ma pole kunagi lubanud, ma pole kunagi luba andnud. Ta pole isegi kellegi hammustanud.
ta kasvas üles armsa ja õrnana. Oh, jumal küll. Tasa, põõr, tasa! Ta on tugevam kui Faisal. Ausõna, ta on tugevam kui Faisal. Kui ma ta mäele viiksin ja talle puid selga paneksin, veaks ta need ära. Ausõna, tõesti. Oota, vaata, kuidas mu lõvi hakkas kohe kössi tõmbuma. Rahulikult. Oota, ei vanaisa. Tyson rahune maha. Tyson ründab, ei vanaisa. Tyson jäi kõvasti kinni, vend. Tyson läks täiega pöördesse. Oota, lähme rahulikult edasi. Rahulikult, õlupoeg. Kurat, sõda tuli kurku. Oodake. Carlos, vaata, kui tark ta on. Köökan, pane kohe uks kinni, et nad ära ei põgeneks. Carlos, tule! Keegi pole ümberringi, eks? Kas laseme Carlosel natuke ringi jalutada? Carlos! Kas ma lasen su lahti, et su kopsud saaksid värsket õhku? Lähme, poiss! Anname Astonile natuke trenni. Hakkame minema, Carlos. Tule poiss. Tule, poiss, ära mine porri. Sa lähed autosse. Tule mööda puhast teed. Tule. Nüüd, kuna me ei saa Carlos kogu aeg vabaks lasta, on tema kopsud ummistunud. Anname talle veidi trenni, kui ta läheb. Et tema kopsud avaneksid. Et ta oleks enesekindel. Mašallah mu pojale. Veel Carlos, sõbrad. Ta sai just 14 kuud valakseks, umbes 14 kuud. Kui ma õigesti mäletan, siis just sai. Ta on veel kutsikas. Kõõr on kutsikas kuni 2-aastaseks saamiseni. 3-aastaselt on ta juba täiesti täis kasvanud. Iseloomu poolest, enesekindlus, füüsis, kõik on paigas. Mašallah, on ikka pitš. Ja varsti läheb ta ka laiusesse jämedamaks. Siis vaata pärast seda Carlos Papa poole. Vanaisa tuleb. Kus ta hüppas, poeg? Wow, kuidas sa sealt hüppasid, vanaisa? Poeg, see laps on meile nuhtluseks saanud. See pole koer, see on jänes. Kas see on jänes või mis? Kuidas ta nüüd sellest suurest raadist üle hüppas, poeg? Vanaisa hüppas sealt üle ja tuli siia, vend. Vanaisa on tõesti hull tegelane, ausalt. Tule siia, vanaisa! Kui ma nad lahti laseksin, kas nad hakkaksid kaklema? On näha, et... Kas sa arvad, et nad kakleksid? Carlos teeb jälle seda asja. Ta lööb jalaga pähe. Carlosel on kuulus komme. Ta lööb koertele jalaga pähe. Carlos, kõva vees. Nüüd vennas paneme Carlosel autosse. Kas kõik on korras? Vaata seda väärikust. Mašallah mu pojale. Anatoolia tõeline poeg. Anatoolia lõvi. Sinu karisma on piisav mees. Tule siia, vaatame sind. Tule. Suur beebi. Paneme selle nüüd autosse. Jätkame tööstusalal sealt, kus pooleli jäime. Mul on teile üks palve. Palun, ärge vedage mind alt. Palun, ma väga palun teid. Oleksid mulle väga toeks, kui paneksid sellele videole meeldimise, telliksid kanali ja jätaksid kommentaari. Teie meeldimised ja kommentaarid on mulle väga väärtuslikud. Ära vea mind alt, vend. Kas peaksin teda ässitama? Mida nad räägivad, Mida nad räägivad, poiss? Kuule, Carlos! Tubli poiss! Vaata, kuidas ta kinni hoiab, näed. Tõeline lõvikutsikas. Sõbrad, nüüd võtsime Carlose välja, jõudsime tööstuspiirkonda, eks? Ma viisin natuke ka tagasi, et Carlos Papa saaks rahulikult avaneda. Nüüd lähme Maila ja Maxi juurde, nemad nägid meid kaugel. Praegu vendad on hulluks läid, hauguvad nagu segased. Mõlemad panime kinni, nende puhul ei või kunagi teada, et nad omavahel taklema ei läheks. Tule siia, Carlos Papa! Carlos, aga juba praegu hakkas hoogu täis minema. Mašallah mu pojale. Tere alaikum, olemas. Mis teed? Kuidas läheb? Hästi. Täna tõin Itaalia täku siia, ole valmis. Mina olen valmis. Täna tuli siia selle koha tõeline boss. Nüüd võta Maila ja Max korraks kaadrisse. Ainult Max hakkas kohe liikuma. Maila tegi ka ära. Kas ta teeks seda, kui ta välja läheks? Kas ta teeks seda, kui ta läheks välja Carlose juurde? Võib teha küll. Carlos, kes neil on, poiss? Mul lõvi, tule siia, mašallah mu pojale. Peatu. Tasa poeg. Kuidas vend, kas ta oli suur? Tule, Tepai, tule. Ei, Tepai, tule siia, tule sina.
tule, tark, ära lase end sellest karmist olekust häirida. Vaatad seda, mašallah, mu požale. Kelle juurde ma ta esimesena viin? Maila või Maks? Lähme kõigepealt Maila juurde. Tule, lähme kõigepealt tema juurde. Carlos hakkas kohe huvi tundma, aga no edu talle. Mašallah mu pojale. Mašallah mu pojale. Mašallah mu požale. Mu lõvi. Oota, pojaki, oota. Teie arvates, kas Maila või Carlos on tugevam? Ootan teie kommentaare. Tubli poiss, mu poeg. Carlos, papa, ole tõeline lõvikutsikas, mašallah sulle. Mašallah sulle. Kas Maila ründab? Kas ta ründab? Ta ründab. Ärme riski võtame. Läheme ettevaatlikult. Nüüd, vend, me mõõdame nende enesekindlust. Said aru? Kas ma peaksin natuke Carlos survestama? Carlos, mida ta ütleb, poiss? Minu lõvi Carlos ka, oota, vaata. Maksi üle. Vaata, kas sa näed seda? Kui traati poleks, võtaksid nad selle kohe ära. Oota, rahune maa, poeg. Hassa, oota. Tule. Need tulevad sisse. Need tulevad sisse. Ainult mašallah, üheski neist pole R-tähte, eks? Kas sa võtad Maksi välja? Vaata, ta murdis selle. Kas ta murdis selle? Mida sa räägid? Mašallah. Kas ma toon selle veel lähemale? Mida sa räägid? Kurat, kuidas ta sealt läbi sai? Mida sa räägid? Oota korraks, oodake nüüd. Kurat, kuidas ta suu sealt läbi läks. Rahulikult, poiss, ole rahulik. Oota. Mida sa räägid? Kuidas sammas sinna jõudis, poiss? Oota, las ma vaatan. Oota. Olgu, mine nii. Oota, las ma vaatan. Kas sul on rihm olemas? Võta see sealt välja, las ma vaatan. Kui ta suu verega kokku saab, siis olgu. Võta see välja, poiss. Aga mina seda sealt välja ei võta. Miks? Ausalt, ma ei usalda. Kuule, võta see välja, me ei saa neid lahutada, vend. Kuule, midagi ei juhtu, nad ei hakka kaklema. Võta see välja, ma vaatan nende reaktsiooni. Rihm. Sul pole või? Mul pole, isegi ketti pole või? Oota korraks, poiss. Kuidas see suu sealt läbi mahtus, Mu kallis lõvi. Oota korraks. Too Carlos siia, tõmbame ta siia poole. Otsa. Tule, poiss. Tubli poiss, peatu nüüd. Peatu. Oota, poiss. Vend, ükski neist koertest ei tagane. Üldiselt on nad kõik domineerivad koerad, seega hakkavad nad kohe üksteise üle domineerima. Aga mašallah, Carlos isa, väljas pole vennas enesekindlusest jälgegi. Mašallah, minu lõvipoeg, väga enesekindel. Ma kõnnin niimoodi, sina too teda, kui ei õnnestu. Sobib? Ma lähen niimoodi, sina tooda. Tule, Carlos. Tulge, teeme Carlost veidi lahti, sõbrad. Lähme natuke edasi, vaatame. Kõnnime koos edasi ja vaatame ka väljas üle, mõõdame ära. Nüüd oleme juba nende territooriumil. Iga kukk kireb oma prügihunnikul. Nad käituvad enesekindlamalt. Aga Carlos, isa, ei karda midagi. Pole mingit kõhklust ega midagi. Seal mainiti vist, et see on rippuv, eks? Ta ei hammustanud, vaid kriimustas. Praegu pole midagi, ainult väike kriimustus. Hammas puudutas, aga ei saanud kinni hoida. Ma ütlesin, et mu poeg sealt ei lähe, Šessen. Äkki lõivend, äkki, eks? Poeg, see lööb pead. See lööb pead. Kas sa ei näe Carlost? Ta murrab need traadid ära, hull. Nüüd peame Carlosiga selle eest kätte maksma, Kökan. Me peame Carlosiga selle eest kätte maksma. Tule, poeg. Tule. Carlos, näita seal, mida sa oskad. Tütar! Tule, kaunitar, tule! Tule, las ma tutvustasin Carlosiga, tule! Tule, oota, Carlos, oota! Carlos hakkab jälle koeraga mängima, nüüd öö talle pähe. Ta lööb käega hull peast. Olgu, nüüd Max põleb aeglaselt end. Carlos keskendus temale.
nüüd vaata, liigume ka Maxi piirkonnast veidi eemale. Kas kõik on korras, kuhu poole me lähme? Seal on ka rahvast palju. Oota, las ma vaatan. Kamp on koos, limusiinid tulevad ka tagant järele. Tule, poiss. Ainult Carlos ei sellele küll silma peale panema. Oota, aeglasemalt, poiss. Aeglasemalt, poiss. Oota. Carlos, varsti murdub, vänd. Siin ka. Tule, lähme niimoodi, tule. Kas ta ütleb, et ma ei anna? Ta haugub nüüd, sest ta on riima otsas. Kui sa ta lahti lased, on olukord hoopis teine. Kas ma võin veidi lähemale tulla? Oota! Mašallah. Oota poeg! Kas ma peaksin natuke gaasi andma? Oota! Oi! Oi! Sa lased koera liiga lahti, vaata. Kui sa nii palju lased, siis kaotad ta ära. Olgu, hoia korralikult kinni. Peatu tasa, poiss. Mašallah sulle. Vennas, mõlemad on üksteist ilusamad, mašallah. No, mis me nüüd teeme? Kuidas me nendega hakkama saame? Meie eesmärk ongi neid omavahel läbi saada lasta. Aga kuidas see siis saab olema? Ütle siis sina, kuidas see olema peaks. Oota, vaatame. Carlos, tule siia, poiss. Kas me peaksime raspadel seda luusutada? Sa ei saa tal tanat nuusutada lasta. Need lähevad omavahel tülli. Kas sa said aru? Nüüd on mõlemad domineerivad. Ka Carlos sattus tema territooriumile, eks. Tal tekkis korralik enesekindlus, saad aru. Nüüd nad lähevad sisse. Oota, poiss, mašallah sulle. Mida ta ütleb, poiss? Minu lõvi, mašallah sulle, poisu. Carlos papa. Allah, hakka, poiss. Ära lase selle sinu poole pöörduda, oota. Kuule, vaata, hoia ettevakrikult. Ei, mul pole probleemi. Ma lasen Maxil minna ja kägistan ta. Sellepärast ma ütlengi, said aru? Ma räägin sulle, ma kägistan Maxi, mul pole mingit probleemi. Aga sina ole ikkagi ettevakrik. Muidu oled pärast sina see, kes kurvastab. Kuule, tead sa, mis minu tänane peamine eesmärk üldse on? Mis ma sulle ütlesin? Ma tutvustan Carlost esimest korda väljas võõraste koertega. Vaata, ma tahtsin tema enesekindlust võtta. Carlos, tubli poiss, mašallah. Ta ei andnud enesekindlusest järele. Minu lõvi, mašallah sulle. Järgmine võrd too Max meie juurde. Kas sul on? Aga sellele videole tulgu, sõrrad, 8000 meeldimist. Me toome Maxi meie aeda. Nüüd vaata, Carlos läks võõrale territooriumile. Kas tal on enesekindlusega probleeme? Kas ta ei on? Kas ta on kuningas? Muidugi on ta kuningas. Ta on Anatoolia lõvi. Lõppude lõpuks on ta minu oma. Kuningas küll, aga ma tahaks näha, kas ta teeks sama, kui Max meie aeda tuleks. Nüüd, Max on enesekindel koer. Mis me temaga omavahel rääkisime? Tal oli mõnes asjas kahtlusi. Kui vana ta praegu on? Praegu on ta 14 kuu vanune. Siis on ta sama vana kui see. Mõlemad on eakaaslased. Nii et 14 kuu vanusel kutsikal pole iseloom veel täielikult välja kujunenud, sõbrad. Täielikult kujuneb see välja alles 1-2 aasta vanuselt, vend. Aga meie lõvid on mašallah tublid. Täpselt nii, nagu ma tahan ja armastan. Eesmärk ei ole siin kaklust korraldada. Ärge saage valesti aru. Kuna me oleme sõbrad, siis teeme omavahel nalja. Eesmärk on nende enesekindlust proovile panna. Ma tahan lihtsalt nendega koos metsa minna. Lihtsalt sõpradena. Aga nemad hakkavad metsas metsloomade asemel üksteist jahtima. Tule, poiss, rahune maha. Tubli poiss, mašallah. Oh, samu lõvi. Tule siia. Lõvi kutsikas. Tule, poiss, rahune nüüd. Rahune. Tule. See ongi minu suurim unistus, nagu ma juba ütlesin. Ma tahan mõlema koos Hektoriga viia. Kujuta ette, et nad saavad omavahel läbi. Kuule, karu, lõvi, tiiger, hunt, mis iganes välja tuleb, nad ei tee mulle midagi. Mašallah. Tule, poeg. Lähme nüüd natuke siit kaudu, vaatame. Kõnnime veel natuke kõrvuti ringi. Nüüd peavad nad ka natuke aega koos veetma, et üksteisega harjuda. Näiteks, kuna nad on nüüd isased, võivad nad kaklema hakata, siis üks surub peale, teine jääb peale ja siis hakkab ta tema sõna kuulama. No vaata, kui tore. Oh, ole ettevaatlik. Ole ettevaatlik. Palun, ma annan sind. Kui sa nii teed, tekib probleem.
ta on ju sinu sõber, mis sinuga toimub, kas ta saab sellest aru, palun sind? kui sa kannaksid selliseid saapaid nagu mina, oleks sul siin mugav ringi käia. Carlos, papa, sinu eest annaksin kõik, siis tulen järgmine kord ka Odiniga. kas sobib? proovime siis ka Odinit õues. kas ta on domineeriv või mitte? kui ma ütlen korralik, siis mõtlen domineeriv. Alex, on emane poiss. Emane kööp. siis sa too asja. Las ta proovib teha sama liigutust asjale. Vaatame, kas ta suudab. Oota, vaatame. Asja proua on väga probleemne. Ta ei tee vahet isastel ja emastel, mašallah. Vaata nüüd. Kas näed, ta on natuke rahulikumaks muutunud? Tule, lähme siia ülesse natukeseks. Kalvos vaba, tule! Nüüd paneme nad veel kord kõrvuti. Mina istun siia. Kas sob... Või oota, ma istun hoopis siia. Sina too see rahulikult siia, lihtsalt too. Carlos! Tule, poeg! Tule, poeg! Mašallah, minu lõvipoiss! Anatoolia lõvi, tulevane legend, alles 14-6, eks ole. Enesekindlus, mašallah, muidugi, see ongi minu poeg. Minu lõvi. Ta näitab end juba farmiski, eks ole. Mašallah, väljas on ta samasugune. Nüüd... Ära üldse õhuta teda. Ära tõmba päästikut, ära tõmba liiga palju, ole rahulik, lase lõdvaks. Vaatame, mis saab. Ma hoian sind kinni, hoia tugevasti. Vaata, hoides, ole ettevaatlik, ta laseb oma jala lahti, või kaotada tasakaalu. Max, tule siia. Max. Tule, poeg. Näed end, Kane Korso kohta on üks asi, mis mulle ei meeldi. Nad väsivad väga kiiresti. On ju? Nad on natuke koomakad. Tule, Max. Max, tule. Tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss. Tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss. Jah, nüüd ma lasen Carlose lahti. Ma lasen lahti. Kas oleme valmis? Kas ma lasen lahti? Üldse. Ei, ma ei lase lahti. Kui ma laseksin, nad tuleksid sisse. Carlosel on üks komme. Ta lööb rusikaga. Hull. kui ma Carlose lahti laseksin, tuleks ta jälle sisse. kui ma Maxist lahti laseksin, jookseks ta kohe minema. Kas sa tead, miks ma nüüd eemale läksin? Et ta saaks omal territooriumil välja tulla. Said aru? Mõtlesin, et liigun natuke tema territooriumil. Ta ei põgene muide. Oota, seisa seljaga, oota. Seisa niimoodi. Seisa niimoodi. Ära liigu sina. Ära liigu. Oota. Oota, tuleks. Maxil olgu sel pööratud. Ära lase tal nuusutada. Lülita kaamera sisse. Ei näinud, kas nägid? Tahtsin lasta neil ennast nuusutada, aga ta ei luba. Nüüd vaata, ma tulen jälle vaikselt sinu poole. Ma ei aja teda ülesse, ma lihtsalt annan talle nuusutada. Aga sina hoia ettevaatlikult. Hoia ettevaatlikult, ta hakkab keerama. Nägid? Oo, ta pöördus sinu poole, ole ettevaatlik. Aga kas sul on midagi viga? Kas valus oli? Must hambad läks üle. Vannuta, olgu, jõudu tööle. Voom vihastas. Ta vihastas. Ära siis rohkem suru teda. Tule, viime ta tagasi. Ära sellepärast Maxile pahane ole. Ka Carlos tegi mulle seda kunagi. Ta vihastas. Mees ütleb, lase mul minna, eks. Sa saad aru? Mees vihastas. Mashallah mu pojale. Vend pöörab ringi. Ka Carlos pöördus korra minu poole. Nüüd olen ma pidevalt koertega tegeldes endale refleksi omandanud. Ma olin käed jalad eest ära tõmmanud. Aga need asjad juhtuvad paratamatult, sest vennas, need on suured ja karmid koerad, nad lähevad närvi, saad aru? Mees ütleb, et lase mind lahti, vaata seda pead. Kõkan, kui me selle pea kaalule paneksime, mitu kilo see tuleks? 60-65 kilo. 60-65 kilo. Mashallah, minu lõvipoiss, räägib õigesti mu poeg. Issand, nagu noor pull, tule poeg. Tule poeg, me ei anna kurbadele osa Carlos. Tema saab osa, me ei anna Carlost ära. Olgu, sõbrad. Täna tuli ta jälle ja tegime ilusa võrdluse. Proovisime laste enesekindlust. Muidugi meie soov oli, et nad lepiksid kokku, aga kahjuks nii ei läinud. Kõik on poisid ja kui sa veel nende territooriumile sisened, siis paratamatult tekivad vaidlused ja probleemid. Aga Carlos, vaba, mashallah, täna oled nagu masin, mu lõvipoeg. Järgmine kord viime ka Carlose turule. Las rahvas ka näeb, kas mõõdame rahva reaktsiooniga, Kaan. Tule armasta natuke, tule. Tule, vennast, tule. Ära karda, tule. Carlos, tule mõistlikult. Kui ta hammustaks, kas ta teeks nii? Tule. Tule, ma hoian teda kinni. Tule, silita teda niimoodi.
Sirita, tule! Lase tal oma kätt nuusutada, pane oma käsi talle nuusutamiseks, nii! Lase nuusutada, ära karda, tule! Tule, ära üldse karda, vaata! Sirita, ma olen sinu kõrval, Sirita, ära karda, vaata! Aga mida tema teha saab? Mida muud ta teha saab, kui enda suurust karta? Ma harjutan teda sinuga ära, eks? Hakkame minema, sõbrad, ma armastan teid häda! Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, nägemist! Olge terved, mu sõbrad!